Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Develak. Eile registreeriti uus erakond, milleks on Erakond Eesti Äraostetavad. Erakonnal on juba järgmistel valimistel plaanis jõudsalt osaleda ja allkirjade kogumine on seni läinud heas tempos. Äraostetavate erakond hakkab koosnema peamiselt poliitikutest, kes on aegade jooksul ennast näidanud tõeliselt äraostetavatena ja kelle renomee ei võimalda enam praeguste poliitiliste jõudude ridades kaasa lüüa. Äraostetavate partei järele on aga riigis suur nõudlus, sest ka sellised inimesed väärivad võimalust demokraatlikes protsessides kaasa rääkida. Samuti on sarnaselt käituvate valijate hulk märkimisväärne, alates invakaartide ostjatest kuni oma häält müüvate valijateni välja. Autud ja põhimõttelagedad inimesed on samuti inimesed ja nende esindatus Riigikogus on demokraatlikule riigile hädavajalik, teatavad äraostetavad. Praegustel andmetel on juba moodustumas äraostetavate tuumikus esindatud ilma au ja südametunnistuseta poliitikud kõikidest parteidest. Seni on sellised poliitikud püüdnud poliitikat teha teiste parteide ridades, kuid tundnud alati selgelt ahistamist ja vääriti mõistmist. Esialgu loodab Erakond Eesti Äraostetavad koguda järgmistel parlamendivalimistel umbes 30 kohta. Ja praegustest valimistest Keskerakond annab teada, et jätkab võitlus toidu hinna alla toomise nimel ja selleks otstarbeks ei kasutata peatselt ainult meeleavaldusi ja proteste, vaid minnakse probleemi lahendamisel süvitsi. Kui erakond saab Tallinnas võimule, siis keskendutakse taas toiduahela ülesehitamisele, mis töötas aastakümneid laitmatult ja mille praegune linnavõim on hoolimatult hävitanud või mõnes segmendis ka lihtsalt seisma pannud. Kõikidele linnaelanikele suunatud toiduahel käib ka Keskerakonnal üle jõu, kuid kui valijad annavad tulevikus mandaadi, siis saab erakond kunagi üles ehitada ka riikliku toiduahela ja nii muuta inimesed toidu kallinemise suhtes immuunseks. Ja innovaatilist. Maaeluministeerium on sõlminud koostöölepingu mitme suurema uudisteportaaliga ja leppe tulemusena vahendavad portaalid järgmisel kevadel põllumeestel appi enam kui 20 000 kvaliteetset tatipritsi. Ümberõppe tatipritsist taimekaitsevahendi pritsiks on lihtne, sest tatipritsid teavad juba sünnipäraselt kõiki maailma asju paremini ja mingit õpetust tegelikult ei vaja. Seni on sellised spetsialistid pritsinud tatte või sappi jõudlusega 7 kanti tunnis sisuliselt ilma, et sellest rahvamajandusel olulist kasu tõuseks. Nüüd aga saavad nad järgmisest kevadest alates esimest korda ühiskondlikult kasuliku rakenduse. Tatipritsidele pappi pritsida vaja ei ole, sest nad on harjunud oma tööd tegema tasuta, ööpäevaringselt ja ka puhkepäevadel. Ja teaduse vallast. Grupp Eesti teadlasi, kes on tehisaru arendamisega pikka aega tegelenud, andsid teada uuest suunast ja on keskendunud nüüd tehistobu väljaarendamisele, mille kasutusala on tegelikult veelgi laiem. Tehisintellekt võib saavutada singulaarsuse juba lähiaastail, tehistobu arendamisel on veel aga pikk maa minna, sest Eestis on küllaldaselt inimesi, kes on veel lollimad kui ükskõik milline masin. Artvere endine karjake Edo Karp näiteks saavutas läinud nädalal singulaarsuse oma akutrilli suhtes, kui leidis võimaluse sellega suppi süüa. Tehisaru kõrval tehisaru lageduse arendamine on teadlaste sõnul võtmetähtsusega, sest seni on arvatud, et inimlikul rumalusel ei ole piire ja see saab olema ka lõpuks ainus asi, millega inimene masinast üle on. Kuulsite uudiseid.